Okei, meie esimene ülesanne kõll-nelinurga kohta on järgmine. Meil on antud nelinurk ja me veel ei tea, et see on kõll-nelinurk. Kuna see ülesanne tuleb kaasa ka kõll-nelinurga loenguga, siis ilmselgelt nagu selles ülesandes kusagil peab kasutama neid teadmisi, mida me omandasime teoreetilise loengu jooksul. Aga okei, meil on lihtsalt nelinurk ABCD ning on teada, et nurk ACB on 50 kraadi, nurk ABD on 30 kraadi ning nurk BCD, see suur nurk, on 80 kraadi. Ja me peame leidma, millega võrdub nurk ADB. Okei, kuidas seda ülesannet siis lahendada? Sest kui te lihtsalt üritate kuidagi nurki siin pildil arvutada, siis teil ei tule arvutada näiteks kasutades seda, et igas kolmnurgas on nurkade summa 180 kraadi. Kui te nii proovite seda ülesannet lahendada, siis seda nurka te kuidagi sellel moel ei saa leida. Järelikult tuleb midagi muud teha. Ja see muu seisneb tähelepanekus, et vaadake, meil on BCD nurk, ma kirjutan ka tahvlile. BCD on meil 80 kraadi, aga BCA on meil 50 kraadi. Ning paneme tähele, et nurk ACD on ilmselgelt nurk BCD miinus nurk BCA, sest nurka BCD moodustavadki just need kaks nurka. Kui me liidame need kokku, kui me paneme need kokku, isegi nagu pildil on näha, siis tulebki nagu see suur nurk. Ehk siis me võime kirjutada, et ACD on lihtsalt BCD miinus BCA. Aga siit on, aga me teame nende nurkade väärtusi, seega me lihtsalt paneme neid sisse sellesse võrdusse ning saame, et see on 80 kraadi miinus 50 kraadi, mis omakorda on 30 kraadi. Aga nüüd paneme tähele, et 30 kraadi sama suurusega on meil ju nurk ABD. Järelikult me näitasime, et meil kehtib võrdus nurk ACD võrdub nurk ABD. Mis omakorda, kui te vaatasite siis teoreetilist loengut, siis te teate, et kui meil on kaks nurka, mis toetuvad samale küljele ja siin ongi selline olukord. Meil on siin 30 kraadi, see on meil 30 kraadi, nagu me arvutasime, ja see on meil ka 30 kraadi ja mõlemad need nurkad, nad toetuvad siis samale küljele. Järelikult me teame, et ümber seda nelinurka on võimalik joonestada ringjoon. Aga kui me juba teame, et seda ümber on ringjoon, siis kuna samale kaarele toetuvad nurgad on võrdsed, siis nurk BCA, kuna ta toetub kaarele BA, peab võrduma nurgaga BDA, kuna ta samamoodi toetub sellele kaarele. Järelikult selles ülesandes vastus on 50 kraadi. Okei, meie teine ülesanne, kuigi ta kõlab väga sarnaselt esimese ülesandega, see on teisugune ülesanne. Meil on teised nurkade suurused, nimelt me teame, et BCA on meil 25 kraadi, ACD on 40 kraadi ja see nurk, mis on siinpool, see BAD suur nurk on, tegelikult mul on see teravnurk ja see pilt on väga halb, aga ülesandes on öeldud, et see nurk on 115 kraadi. Tegelikult selle pildi täpsust ei ole eriti oluline. Aga soovituslik on teha muidugi täpne joonis, aga kui ei ole võimalik, näiteks praegu ma tegin mingi väga halva joonise, siis see on okei. Oluline on see, et lahendus oleks õige. Aga mida me siis saame siin teha? Jälle, kui te üritaksite kuidagi seda ülesannet lahendada arvutades mingit nurki, siis see ei vii teid kuhugi. See lahendus seisneb siis tähelepanekus, et
vastasnurgad siin sellel joonisel, kui te liidate seda nurka ja seda nurka siis kokku, kui te liidate need kokku, siis mis teil tuleb? Teil tuleb 115 pluss 25 pluss 40, mis on siis 115 pluss 65, mis on 180. Ehk siis vastasnurgad, kui me liidame need kokku, nad annavad summaks 180 kraadi ja järelikult see nelinurk, mis on siin pildil, on küll nelinurk. Teda ümber leidub ringjoon. Ja kui me joonistame siis selle ringjoone kuidagi niimoodi, siis mida me saame? Me saame, et jälle samale kaarele toetuvad nurgad peavad olema võrdsed ja kui me tähelepanelikult siis vaatame sellele joonisele, siis me näeme, et kaarele AB toetuvad nii nurk BCA, mille suurus on 25 kraadi, kui ka nurk ADB, mida me peame leidma. Järelikult see on ka 25 kraadi. Jälle seetõttu, et see toetub samale kaarele, mis nurk BCA, mille kohta me juba teame, et ta on 25 kraadi. Ja seega on see väike, aga nunnu ülesanne ära lahendatud. Okei, ja viimane kolmas ülesanne on järgmine. Meil on siin kolmnurk ja punktid D ja E, mis on valitud siis külgedel, vastavalt külgedel AB ja BC. Ning on teada, et lõik BD on 8, lõik AD on 2, ning lõik BE on 5 ja lõik EC on 11, ning lisaks on antud ka veel 2 nurkade võrdust, nimelt meil DCE on 20 ja nurk BAC on 70 ja me peame leidma siis, millega võrdub nurk EDC. Okei, esmapilgul tundub nagu väga koole ülesanne, meil on nii küljed kui ka nurgad, kuidas me saame sellega töötada. Aga lahendusidee selle ülesande jaoks on siis see kolmas tingimus, tarvilik ja piisav tingimus selleks, et nelinurk oleks küll nelinurk. Nimelt meil oli selline teoreem, mis ütleks, et kui teil on nagu mingi selline pilt, et nelinurk ABCD, te pikendate tema küljed lõikumiseni ja olgu see lõikepunkt tähistatud E-ga, siis kui te kuidagi avastate, et EB korda EA on võrdne EC korda ED, kui selline võrdus on käes, siis kohe sellest teadmisest piisab, et järeldada, et meie antud nelinurk on küll nelinurk. Ehk siis esimene idee, mida võiks selles ülesandes proovida, kas see võrdus siin kehtib, sest meil on kõik nagu lõikude pikkused, meil on kõik vajalikud lõikude pikkused olemas, et nii see korrutis kui ka see korrutis ära arvutada. Ehk siis proovime, et meil BD, no selles ülesandes on meil lihtsalt tähistused teistsugused. Meil on nelinurk mitte ABCD, aga ADC, aga muidugi nagu tähistus on lihtsalt tähistus. Okei, kontrollime, kas BD, no vaatame, millega võrdub siis see korrutis. BD korda BA on meil, BD on meil 8, aga BA on 8 pluss 2, mis on 10. Järelikult see esimene korrutis on meil võrdne 80-ga. Okei, siis millega siis võrdub teine korrutis? B korda BC. B on meil 5 ja BC on lõikude BE ja EC summa, aga siin on 5 ja siin on 11, järelikult kokku selle BC lõigu pikkus on meil 16. Aga voilà, 5 korda 16 on ka juhtumisi 80, järelikult meie see tarvilik ja piisav tingimus on tegelikult täidetud sel juhul. Ja seega me teame, et ümber seda nelinurka, ümber nelinurka ADC leidub ringjoon. Ja selleks tegelikult piisab, et see ülesanne lõpuni ära lahendada, sest me jälle teame, nagu kõikidest eelmistes ülesannetes kasutame seda, et samale kaarele toetuvad nurgad on muidugi võrdsed. Ja me peame leidma, millega siis võrdub EDC. No esiteks paneme tähele,
et nurgad DAE ja DCE on omavahel võrdsed, sest nad toetuvad kaarele DE. Järelikult nurk DAE, ma kirjutan ka siia, nurk DAE on meil 20 kraadi. Seda me teame. Aga siis nurk EAC on ühelt poolt, ta toetub kaarele EC ja samale kaarele, nagu me siit näeme, toetub nurk EDC, mida me siis peame leidma. Järelikult meie nurk EDC on tegelikult võrdne nurgaga EAC. Jälle seetõttu, et nad mõlemad toetuvad siis kaarele EC. Aga siis seda nurka EAC me võime arvutada. Meile on antud siis nurk BAC ja me teame, et nurk BAE on 20 kraadi. Sest ta on sama suurusega, mis nurk BCE. Aga siis nurk EAC on lihtsalt selle suure ja väikse nurga vahe. Ehk siis see on meil 70. Okei, ja see on 70 miinus 20, mis on 50. Sest see on 20, see nurk peab olema siis nurk, mida me peame liitma 20-le, et saada 70 ja see nurk on siis meil 50. Ja järelikult me leidsime selle soovitud nurga. Ta siis võrdub 50 kraadi ja sellega on antud ülesanne ära lahendatud. Aitäh ja head päeva!